Tere! Tõesti aasta tagasi olin ma siin laval ja võtsin Eesti Energia nimel vastu aasta õppijasõbraliku tööandja tiitli. See oli meie jaoks väga suur tunnustus ja on jätkuvalt väga suur tunnustus ja selle tunnustuse taga tegelikult on selle meie ägeda töötajakogemuse tiimi igapäevane suur töö, nii et kõigepealt suur aitäh neile, loodan, et olete kaamerate taga ja vaatate ja rõõmustate koos minuga. Aga täna ma siis räägin natukene sellest, mida me Eesti Energias teeme töötajate arendamise ja koolitamise vallas ja meie tõesti kasutame läbivalt sõna arendamine, sest et meie jaoks arendamine on enamat kui lihtsalt koolitamine. Ja sellest te saate ka täna natukene pilti ette, mida see meie arendamine siis tegelikult tähendab. Ja loodan, et te saate siit kaasa väga häid nippe, mida kaasa võtta, mida rakendada, mõtteid, kuidas edasi minna. Aga kõigepealt natukene meist, et kes me siis oleme. Eesti Energias täna töötab 5200 töötajat ja need töötajad on siis laiali meie 4 koduturul, ehk siis Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Ehk me oleme väga rahvusvaheline ettevõte, me kasvame väga jõudsalt praegu just koduturgudel ja ka Eestis oleme selle aasta jooksul teinud läbi korraliku kasvu. Meie väärtusahel on väga mitmekesine. See algab põlevkivi kaevandamisest ja lõpeb nutikate energialahendustega, mida me oma klientidele pakume. Sinna vahele jääb väga palju põnevaid tükke, näiteks meie taastuvenergia valdkond Enefit Greeni näol, meie võrguteenused ehk Elektrilevi, kes siis tegelikult tagab seda, et igale meie elanikule Eestis jõuaks elekter koju. Ehk siis see tegevusvaldkond on väga mitmekesine ja see tähendab, et ka need kompetentsid, mis meil majas on, need inimesed, kelle arendamisega me tegeleme, see on väga mitmekesine ja nõuab meilt muidugi väga palju, ehk pakub meile tegelikult väljakutseid ja võimalusi, mida iga päev lahendada. Ja natukene taustast, et kuidas üldse meie arendusvaldkonna vajadused või plaanid tekivad. Esmalt loomulikult meie strateegia. Me oleme teekonnal 0. See on väga pikaajaline strateegia, kuhu me jõuda tahame ja loomulikult kõiki arendustegevusi planeerides ja töötajate arengu peale mõeldes peame me silmas pidama seda pikka teekonda, kuhu me jõuda tahame. Kas meil on täna ja tulevikus olemas need inimesed, kes seda kõike ellu viivad ja kuidas me neid siis sinna aitame jõuda? Teiselt poolt meie ambitsioon. Me tahame oma klientidele pakkuda energialahendusi, mis on kasulikud ja mugavad. Ja seda kõike selleks, et meie klientide elu oleks lihtsam. Ja teiselt poolt ka tahame ise energiat toota aina keskkonnasäästlikumalt. Ehk siis taaskord, kas meil on olemas need kompetentsid ja need teadmised, oskused, et seda kõike ellu viia ja et meie klientidele pakkuda kõige paremat. Ja muidugi meie inimesed. Me ütleme, et meie inimesed on meie suurim väärtus ja me mõtleme seda. Me hästi hindame neid teadmisi ja oskusi, mida need 5200 inimest iga päev tööle tulevad ja mida nad meile annavad. Ja me teeme tõesti iga päev tööd selle nimel, et nad saaksid oma oskusi ka edasi arendada, ehk siis, et nad kasvaksid meiega. Ehk siis need on siis sellised 3 kõige suuremat plokki, kust tulevad meie arenduskoolitusvajadused, millest me lähtume ja kuidas me selle kõik siis oleme või mille baasil me oleme selle kõik üles ehitanud. Väärtusahelat ma näitasin ja siin siis toon välja ka mõned vajalikud strateegilised kompetentsid, mida me peame silmas pidama. Ja me tõesti hoiame nii lühiajalist vaadet kui ka pikaajalist vaadet pidevalt sellest, kas meil on need inimesed olemas, kas me saame neid inimesi või neid kompetentse siis arendades tänaseid töötajaid, kas me peame midagi juurde tooma, mida meil täna veel majas ei ole, või me peame tegelema hoopis järelkasvuga, sest see on ka meie jaoks hästi suur ja oluline valdkond. Meie väärtuspakkumine, leiutame, kasvame, käivitame, hoolime. See on see meie lubadus, mida me siis oma töötajatele pakume nende teadmiste ja oskuste eest, mis nad majja toovad. Ja me oma väärtuspakkumises oleme selgelt ära defineerinud, et meie arendame õppimiskultuuri. See on meie jaoks väga oluline, me teeme kõik selleks, et meie inimesed tahaksid õppida ja areneda, et see arenemine ja kasvamine oleks nende jaoks mitmekesine,
põnev ja lõbus. Aga siis eelmine aasta tõesti saime sellise vinge tunnustuse aasta õppija, sõbralik tööandja ja võib-olla lühidalt, et mis me ise näeme, mis see erisus on või mis on see, mille eest me selle tunnustuse saime. Meie õpiteekond on väga mitmekesine ja kombineeritud. See tähendab, et me mõtleme absoluutselt kõikide meelte peale. See on kombineeritud erinevatest võimalustest, ehk siis on see klassikoolitus, on see webinar, erinevad kogemusklubid, kus inimesed tulevad kokku ja jagavad üksteisele enda kogemust ja õpitut, on need kovisioonigrupid, e-õpe, keelekohvikud, see tükkide paljusus on meil see, mis tegelikult, ma arvan, et ka edu toob. Ja võib öelda, et väga palju sellest teeme me oma sisemiste jõududega. Ehk me kaasame oma inimesi majas, oma eksperte, kes tegelikult oskavad kõige paremini edasi anda seda, mida meie inimestel vaja on, ja see tegelikult toob ka selle edu. Meie strateegiline suund ehk teekond nulli on nii ambitsioonikas ja nii vinge, et iga inimene meie organisatsioonis saab leida võimalusi, kuidas edasi areneda ja kuhu edasi areneda. On see siis oma valdkonna sees või on see laiemalt ka oma valdkonnast välja organisatsiooni sees, nii et sellist sisemist karjääri me väga toetame, me soodustame ja me loome selleks ka võimalusi. Ja loomulikult Eesti Energia juhid kui arengu eestvedajad, me oleme oma juhtidele ära kirjeldanud 11 juhtimisprintsiipi. Need on sellised lihtsad kirjeldused sellest, mis aitavad siis juhtidel paremini oma meeskonda igapäevaselt juhtida ja loomulikult ei puudu sealt ka arenguprintsiip, ehk siis minu meeskonnas inimesed õpivad ja arenevad. Me küll ütleme, et iga inimese areng sõltub temast endast, aga juhil on siin väga suur roll ja me ikkagi väga suuname oma juhte ka sinnapoole, et nad tõesti võtaksid oma töötajate arengut väga tõsiselt ja sellega igapäevaselt tegeleksid ja olla ka ise eeskujuks juhina siis tõesti nende uute väljakutsete vastuvõtmisel, on see siis erinevates projektides osalemine, on see kuskil esinemas käimine ja rääkimine sellest, mida sa kõige paremini tead, sest see on ka tegelikult üks kõige suurem areng. Meil toimuvad regulaarselt tulemusvestlused, kus me siis võtame kokku eesmärke, kuidas meil läinud on. Meil toimuvad fookusvestlused ja meil toimuvad arenguvestlused, kus me siis räägime arengust ja paneme siis ka kokku tegelikult iga inimene oma juhiga lepib kokku arenguplaani, kuhu ta jõuda tahab aastaga. Ja lisaks on meil selline põnev printsiip veel, mis ütleb, et iga meeskonna liige kohtub või iga juht kohtub oma meeskonna liikmetega regulaarselt üks-ühele kohtumistel. See annab ka võimaluse juhil ja töötajal omavahel rääkida sellest, kuhu soovitakse areneda, mis on need tänased tugevused, mis on vaja juurde õppida. Ja meie juhtimisprintsiibi, üks-ühele kohtumiste printsiibi, sellised 2 põhiküsimust, mida juht võiks küsida oma töötaja käest, on see, et millega sa täna tegeled ja kuidas ma saan sind aidata. Iseenesest väga lihtsad küsimused, väga lihtne küsida ja avab absoluutselt kõik uksed seal vestluses. Ja loomulikult me anname tagasisidet üksteisele, räägime sellest, kuidas meil läheb, ausalt räägime sellest, kuidas meil läheb. Ja õpime sellest, mis me juba teinud oleme ja tahame ikkagi iga päev järjest paremaks saada. 70-20-10 mudel ei ole vist kellegile tundmatu ja meie jätkuvalt seda ikkagi silmas peame. Ehk siis me usume seda, et õppimine toimub kõige paremini läbi praktilise tegevuse. Ehk siis see, mida sa õpid, rakenda kohe ellu. Ja me loomegi tõesti siis selliseid programme või selliseid õpiteekondi, kus inimesed tulevad kokku selleks, et vahetada omavahel kogemusi. See teooria osa üldjuhul on meil alati selline webinari vormis või lühiõpiampsu vormis või e-õppe vormis ja me kutsume inimesed kokku selleks, et nad saaksid omavahel kogemust jagada, kuidas mul läks. Ja need õpiteekonnad on meil ka sellised regulaarsetest juppidest toimuvad, ehk siis igal korral sa saad endale sellise koduülesande, mis ei ole mingisugune teoorial põhinev või selles mõttes, et sa saad seda päriselt minna ja oma meeskonnas rakendada.
ja järgmisel korral sa tuled tagasi, analüüsid väga põhjalikult, kuidas sul läks, ja saad ka teistelt tagasisidet, kuidas nendel läks, ja siis üksteiselt õppida. Ehk siis selline kohene rakendamine, kohene tagasiside, üksteisega kogemuse jagamine, üksteiselt õppimine. Ja me oleme loonud ka väga palju võimalusi selleks, et inimesed ikkagi ise võtaksid seda vastutust enda arengu eest ja meie siis oleme need, kes nii-öelda söödavad ette neid ägedaid võimalusi. On selleks siis kas või artiklid või avalikud koolitused, mis toimuvad turul, mis tegelikult, mida on palju ja mis on ka väga põnevad. Ja loomulikult arvestame uute trendidega õppimises. See on aja jooksul väga palju muutunud ja ka meie enda õppijad ütlevad, et see klassikoolitus ei ole enam see, mis neid motiveerib. Inimesed soovivad omandada mingi osa ise ja tõesti tulla kokku selleks, et ise ennast avada ja teisi kuulata. Nii et sellised lühikesed õpijampsud, e-õppe on see, mida me siis väga palju kasutame. Ja nagu öeldud, õppimine peab olema põnev. Ja üks põnev asi, mida meie teinud oleme, on siis see, et me oleme loonud sellise rakukese nagu kultuurihäkk. Me tegeleme väga jõudsalt juhtimiskultuuri ja organisatsioonikultuuri arendamisega ja see ainukene viis näiski, et me peame tegelikult häkkima kultuuri, ehk siis see tähendab seda, et me peame pidevalt väikeste nüksudega või müksudega siis oma inimesi nügima, et nad teeksid asju teistmoodi või näeksid asju teistmoodi. Ja see tõesti, see kultuurihäkk on siis selline rakuke, mis tõesti loob neid mitmele meelele koolitusi või arendusi ja loob keskkonda siis, kus tegelikult meie inimesed saaksid õnnestuda. Ja siin on ka selline näide siis mõningatest programmidest või arenguteekondadest, mida me oleme läbi viinud ja mida me jätkuvalt läbi viime. Loomulikult juhtide arendamine, erinevad juhtimiskompetentside arendamiseks mõeldud koolitusprogrammid, mis taaskord ei koosne tavapärasest klassikoolitusest, vaid on väga kombineeritud. Alustasime just paar päeva tagasi ühe uue programmiga, kus siis osalejad ise näitasid üles initsiatiivi viia läbi kogemusklubisid. Ehk siis me ei juhi neid, vaid inimesed juhivad ise. Nendel on soov õppida, nendel on soov seda teha ja me olemegi jõudnud sinna, et inimesed näitavad üles initsiatiivi. Võib-olla põnevatest, mis siin välja tuua, on juhtimishäkid. Ehk siis teatud regulaarsusega me saadamegi oma juhtidele sellist juhtimishäki e-kirja, kus siis selline lühikene mõte, lühikene tööriist, mida kasutada koheselt oma meeskonnas ja sellest tegelikult kokku kujuneb selline tööriistakast, mis on juhi jaoks olemas. Juhtidele toimuvad meil ka regulaarselt konverents ja suveakadeemia, mis on tõesti sellised suuremad üritused, kus kõik meie pea 400 juhti kokku tulevad. Ja suveakadeemia formaat siis on ka selline, kus juhid ise lahendavad juhtimisülesandeid. Nii et panevad ise käed külge ja teevad ära. Organisatsiooni arendamise poole pealt võib-olla tooksin välja näiteks meie Teekond nulli loengusari, mida me alustasime umbes 1,5 aastat tagasi. Ja taaskord seal räägivad meie enda inimesed. See toimub üle 2 nädala reedeti, kell 10, kõik teavad, et sellel ajal see toimub ja me räägimegi seal olulistest teemadest, mis seonduvad siis meie strateegiaga ja sinna jõudmisega. Ja digitaalne õpe ja tööandja bränd, et aasta tagasi võtsime me kasutusele Course'i e-õppekeskkonna ja oleme sinna siis loonud ka väga selliseid kaasahaaravaid kursusi nii juhtidele, spetsialistidele kui ka uutele töötajatele. Ja loomulikult selle kõige kõrval on meil ka veel väga suur hulk tehnilisi koolitusi, mis ongi klassikoolitused, kus ei saa teistmoodi, sest sellest tegelikult sõltub see, kui hästi meie tootmine toimib, kui vinged lahendused meie klientideni jõuavad ja siin on lihtsalt selline põnev nimekiri nimetustega, missugusi koolitusi tegelikult meie majas läbitakse. Et endalgi on huvitav lugeda neid pealkirju, et tõesti väga-väga mitmekesine ja väga-väga põnev. Aga see näitabki seda meie kirjut töötajaskonda ja meie kompetentside paljusust, millega me tegelikult iga päev peame tegelema ja millega me tahame tegeleda.
nüüd Enefit Academy. Septembris siis alustasime sellise ettevõtmisega nagu Enefit Academy. Me mõtlesime, et me oleme läbi aastate teinud selliseid kontserniüleseid arenguprogramme, koolitusi, arendustegevusi, et koondaks need kõik lihtsalt ühe nimetaja alla. Ja lõime siis meie oma akadeemia. Ja akadeemia siis tõesti tegeleb nii juhtide kui spetsialistide arenguteekonnaga ja annab sellist kahesuunalist impulssi. See tähendab seda, et kõik see, mida me anname juhtidele, me anname teise külje alt siis spetsialistidele, et nad jõuaksid keskele kokku ja et see organisatsiooni kultuuri ja juhtimiskultuuri areng oleks selline sujuv ja mõlemalt poolt siis toetatud. Ja täna me siis oleme hästi palju keskendumas sellele, kuidas muuta meie organisatsiooni kiiremaks, kuidas olla rohkem kliendikesksem, kuidas reageerida kliendi vajadustele kiiremini ja kuidas anda vastutust ja vabadust rohkem meie spetsialistidele. Nii et väga põnev teekond, taaskord väga mitmekesine ja kombineeritud, erinevatest tükkidest koosnev ja tõesti töötajad on selle väga hästi vastu võtnud. Ja loomulikult meie tulevikutalendid, et tõesti neid teadmisi ja oskusi, mida me vajame, on väga palju ja me peame väga jõudsalt tegelema ka meie järelkasvuga, sest et energeetika ja inseneeria valdkonna töötajate leidmine on muutunud järjest raskemaks ja neid inimesi majja tuua on järjest raskem, nii et noortega tegelemine on meil samuti väga-väga oluline. Me pakume siis aastaringset praktikat. Sellel aastal on meie juures praktikal käinud juba üle 100 praktikandi. Koostöös TalTechi arengufondiga anname välja stipendiume. Meie koostöö nii kõrg- kui kutsekoolidega on väga tihe. Me aitame luua õppekavasid, me aitame arendada õppekavasid. Me olime juures mikrokraadide loomise juures, nii et see on meie jaoks ka hästi oluline tükk ja ka meie enda inimesed käivad loenguid ülikoolides andmas, ehk siis annavad tagasi ka noorte arengusse. Inseneriakadeemia on meil loomisel ja Inseneriakadeemia selline peamine eesmärk on siis see, kuidas need noored talendid kasvatada siis tuleviku tipptegijateks meie enda organisatsioonis. Ja energeetika ja keemiavaldkonna populariseerimine, et meil toimub Tööle kaasa kampaania, kus siis meie oma töötajad saavad oma lapsed meie juurde tulla ja rääkida neile ja näidata neile, kui põnev on see töö, mida me teeme. Me korraldame õppekäike siis üldhariduskoolide õpilastele ja sellel aastal on siis ka juba peaaegu 650 õpilast meil käinud. Me osaleme Edumus ja Tagasi kooli programmis ja meie tublid inimesed käivad siis koolides tunde andmas. Ja Ida-Virumaal anname välja ka Andekate noorte energiafondi stipendiumi. Nii et see tulevikutalentidega tegelemine on ka meie jaoks ülimalt oluline ja väga, väga hästi sisustatud teekond. Ja võib-olla siis lõpetuseks selline kõige olulisem märksõna selle kõige juures koostöö. Ja siin ma peangi silmas koostööd nii organisatsiooni sees kui ka väljapoole, et tegelikult kaasake inimesi. Ma arvan, et arendus ja koolitus ei ole enam ammu ainult HR-i keskne, vaid sinna on kaasatud kogu organisatsioon. Inimestel on nii ägedaid häid mõtteid ja koos tehes need tegelikult tulevad välja ja need saavad ka ellu viidud. Nii et koos me jõuame tegelikult palju kaugemale. Aitäh! Aitäh, Kadi! See kõik oli nii tohutult muljetavaldav, et mul tekkis küsimus, et kas teil töö tegemiseks ka aega jääb? See ongi meie töö. See ongi teie töö. Väga kena. Need koolitusi oli siin igas moes ja küsimusi oleks väga palju, aga ma tahaks osaleda koolitusel, mille nimi oli ümberrohutõrje koolitus. Just. Millise pädevusega ma sealt väljun? Sealt, ega ma tegelikult väga täpselt ei oskagi öelda, aga ma tean, et see on seotud siis tõesti rohutõrjega.
ehk siis raudteeliibrite vaheline ja just. Okei, selge. Ja veel üks küsimus luban endale. Oli see jada, leiutame, kasvame, käivitamine, mis see viimane oli? Hoolime. Milline nendest etappidest kõige keerulisem on? Ma arvan, et keerulist ei ole meil kuskil midagi. Et pigem on hästi palju võimalusi ja tõesti keerulist ma selles töös ei näe, sest see on väga-väga põnev. Ja võib-olla kõige rohkem väljakutseid pakkuvam on olnud inimeste avamine ja kaasamine. Aga me oleme sellega aastaid tööd teinud ja tõesti meie inimesed soovivad ise panustada ja on meiega kaasas ja loovad ise neid lahendusi siis, kuidas õppida. Väga armas, 1000 tänu. Kõige selle peale olen mina küll täiesti veendunud, et Eesti energiajulgeolek nii tarkade inimeste toel on tagatud. Aitäh! Aitäh!